Tere sõbrakesed! Täna on jälle see päev, kus me loeme koos ühte muinasjuttu. Olen teie jaoks täna valinud loo Väikesest Mukist. See konkreetne raamat on jälle minu enda raamaturiiulist ja selle ma kinkisin oma pojale 20 aastat tagasi. Aga täpselt samasugune raamat oli ka minu lapsepõlves. Ja see on selles mõttes üks vahva raamat ja mulle väga omal ajal meeldinud lugu. Ma loodan, et see meeldib teile ka. Ja see raamat, selle raamatu tegevus toimub Türgis. Iidsel ajal oli Türgis sellise nimega linn nagu, kohe ma ütlen täpselt, Nigea. Täna minu meelest nimetatakse seda linna Ižnikuks, aga toona oli ta Nigea ja tegelane on siis väike mukk. Meie küll teame, et mukk või muki oleks nagu koera nimi, aga Türgis kirjutatakse seda teistmoodi, nii et väike mukk on üks vahva mehike, kes kunagi oli ka väike poiss. Ja muide, see on päris pikk lugu, nii et palun varuge kannatust. Loeme selle koos otsast lõpuni. Tasub kuulamist. Aga hakkame siis otsast minema. Minu armsas kodulinnas Nigeas elas mees, keda hüüti väikeseks mukiks. Olgugi, et ma tookord olin alles väga noor, mäletan ma teda õige hästi. Eriti aga selle tõttu, et isa kord minu tema pärast poolsurnuks peksis. Väike mukk nimelt oli juba vana mees, kuid kõigest 3-4 jalga pikk. Ehk siis päris lühike mees. Sealjuures oli tal aga kummaline kuju. Tal oli väike keha, habras, mis pidi enda õlgadel kandma suurt pead. See oli palju suurem ja jämedam kui teistel inimestel. Ta elas üsna üksi suures majas ja keetis endale ka ise süüa. Linnas poleks muidu teatudki, kas ta elab või on surnud, sest kodunt väljus ta ainult kord kuus, kui lõuna ajal poleks korstnast tõusnud vägevat suitsu, siis poleks küll teatud, et mukk on veel elus. Teda nähti õhtuti oma majakatusel edasi-tagasi jalutavat ja tänapäeval vaadates võis arvata, nagu jookseks üksnes tema suur pea mööda katust ringi. Mina ja minu kaaslased olime halvad poisid, kes iga ühtmeelsasti narrisid ja naersid, seepärast oli see meile alati lausa pidupäev, kui väike mukk kodunt lahkus. Me kogunesime sel päeval tema maja ette ja ootasime, kuni ta välja tuli. Kui siis uks avanes ja kõigepealt suur pea veel suurema turbaniga välja vaatas, kui sellele järgnes kogu kehake, mis oli rõivastunud kulunud mantlikesse ja avaratesse pükstesse laia vööga, mille küljes rippus pikk pistoda, nii pikk, et polnud teada, kas mukk on kinnitatud pistoda külge või on pistoda muki külge kinnitatud, siis kui ta niiviisi välja astus, rükkas õhk meie rõõmukisast. Me pildusime oma mütse üles ja kargasime nagu pöörased tema ümber. Väike mukk aga teretas meid tõsiselt pead noogutades ja astus aeglaselt sammul mööda tänavat, lohistades sealjuures jalgu, sest tal olid jalas suured avarad tuhvlid, milliseid ma iial kellelgi teisel polnud näinud. Meie, poisid, jooksime tema järel ja karjusime järjest. Väike mukk, ka meil oli tema jaoks tehtud lõbus salmike, mida me siis tema auks vahetevahel laulsime. See kõlas umbes nii. Väike mukk, üksi suures majas elad. Ükskord kuus sealt välja tuled, pisikene päkapikk, pea sul suur ja imelik. Ole virk ja ringi vaata, katsu meid sa kätte saada. Niisugust koerust olime juba sageli teinud ja oma häbiks pean tunnistama, et mina olin siin kõige hullem. Sest mina tirisin teda tihti mantlikesest ja kord astusin talle ka selja tagant tema suurele tuhvlile, nii et ta maha kukkus. See tundus mulle tookord kangesti naljakas, kuid mu naer lakkas kohe, kui nägin, et väike mukk läheb minu isa maja poole. Ta astus tõepoolest sisse ja jäi sinna tükiks ajaks.
Peitsin ennast maja ukse lähedale ja nägin, kuidas mukk jälle majast välja läks koos minu isaga. Isa teda aupaklikult käe alt toetas ja lävel paljude kummardustega temaga hüvasti jättis. Mu enesetunne polnud kui hea ja ma jäin sellepärast üsna kauaks oma peidukohta. Lõpuks aga ajas mind nälg, mida ma rohkem kartsin kui peksu sealt välja ja langetatud päi astusin ma alandlikult oma isa ette. Nagu ma kuulsin, oled sa tublit mukki sõimanud, ütles isa väga tõsisel häälel. Ma jutustan sulle muki loo ja siis sa kindlasti enam teda ei naera. Enne ja pärast seda aga saad sa oma tavalise. Tavaline oli 25 hoopi, mida siis isa kirglikult ikka täpselt luges. Niisiis võttiski ta oma pika piibuvarre, keeras sellele merevaigust suulise ja peksis mind kõvemini kui iial enne. Kui kõik 25 antud olid, käskis ta mind tähele panna ja jutustas mulle loo väikesest mukist. Väikese muki, kelle nimi on õigupoolest Mukraa. Isa oli siin Nigeas lugupeetud mees, kuid vaene. Ta elas peaaegu niisama üksildlaselt kui tema poeg praegu. Poega ta ei sallinud, sest häbenes tema kääbuse kuju ja laskis ta selle tõttu ka harimatuna üles kasvada. Väike mukk oli veel oma 16. eluaastal rõõmus laps. Isa aga tõsine mees noomis teda alati, et mukk, kes juba ammu lapsekingadest väljas peaks olema, ikka veel nii rumal ja lapsik on. Kord aga kukkus vanamees nii rängalt, et ta selle tagajärjel suri ning väikese muki vaesena ja rumalana maha jättis. Kõvasüdamelised sugulased, kellele surnu rohkem võlgnes, kui ta oleks suutnud maksta, ajasid väikese mukikese majast välja ja soovitasid tal minna laia maailma oma õnne otsima. Väike mukk vastas, et ta olevatki juba reisi valmis, palus ainult veel, et talle antaks tema isa riided, mis talle ka lahkesti anti. Isa oli olnud suur, tugev mees, selle tõttu olid tema riided mukile liiga suured. Mukk aga leidis kohe nõu, lõikas maha, mis liiga pikk oli ja tõmbas siis aga riided selga. Kuid nähtavasti ta unustas, et peaks ka laiusest maha lõikama, sest sellest tulebki tema iseäralik riietus, nagu teda veel täna ka näha saab. Suur turban, lai vöö, avarad püksid, sinine mantlike, kõik need on tema isa pärandus, mida ta sellest saadik on kandnud. Oma isa pika Damaskuse pistoda torkas ta vöö vahele, võttis kepikese kätte ja kõndis väravast välja. Rõõmsalt rändas ta kogu päeva, sest ta oli ju tulnud oma õnne otsima. Kui ta nägi maas mõnda klaasikildu päikesepaistel läikimas, siis võttis ta selle tingimata kaasa, uskudes, et see kõige kaunimaks teemandiks muutub. Kui ta nägi eemal mõne mošee kuplit või mõnda järve nagu peeglit läikimas, siis ruttas ta rõõmsalt sinna poole, sest ta mõtles, et on jõudnud imedemaale. Aga ligidal kadusid need pettepildid ja ainult väsimus ning näljast korisev kõht meenutasid talle liiga kähku, et ta viibib ikka veel surelike maailmas. Nii rändas ta 2 päeva nälja ja kurvastusega ja oli juba meeleheitel, et ei leia oma õnne. Tema ainsaks toiduks olid viljad, mida maa andis ja kõva mullapind tema magamise asemeks. 3. päeva hommikul märkas ta kusagilt kõrgendikult suurt linna. Eredalt kiirgas poolkuu sakilistel müüridel, värvilised lipud virvendasid katustel ja näisid mukile kutsuvalt viipavat. Üllatunult seisis ta ning vaatas linna ja ümbrust. Jah, seal leiab väike mukk oma õnne, sõnas ta endamisi ja hüppas väsimusest hoolimata kõrgele õhku. Kas seal või ei kusagil? Ta kogus kõik oma jõu ja sammus linna poole. Ent kuigi linn näis olevat üsna lähedal, jõudis ta sinna alles lõuna ajal, sest tema väikesed ihuliikmed keeldusid peaaegu täielikult teda teenimast ja ta pidi sageli istuma palmivarju, et puhata. Lõpuks jõudis ta linnavärava juurde. Ta kohendas oma mantlikest, sidus turbani ilusamini pähe,
tõmbas vöö veel laiemaks ja seadis pika pistoda veelgi rohkem viltu. Siis pühkis ta jalanõud tolmust puhtaks, haaras kepikese kätte ja astus vapralt väravast sisse. Ta oli juba läbi mitme tänava kõndinud, kuid kusagil ei avanenud ühtki ust. Kusagil ei hüütud talle nii, nagu ta oli ette kujutanud. Tule sisse, väike mukk, söö ja joo, puhka oma jalakesi. Ta vahtis parajasti jälle suure ilusa maja juures igatsevalt ülespoole, kui ühtäkki avati aken, vana naine välja vaatas ning laulval häälel hüüdis. Tulge siia, annan teile putru süüa. Laud on teile juba kaetud, maitsev toit on valmis seatud. Tulge, naabrid, tulge ruttu, keetsin teile palju putru. Maja uks avanes ja mukk nägi hulka koeri ja kasse sisse minevat. Ta seisis mõne silmapilgu kõheldes, kas ka tema peaks kutsele järgima, siis aga võttis südame rindu ja astus majja. Tema ees kõndisid paar noort kassikest ja mukk otsustas neile järgneda, kuna nemad võib-olla teadsid paremini, kus köök asub. Kui mukk trepist üles jõudis, kohtas ta sedasama vana naist, kes aknast välja oli vaadanud. Naine silmitses teda pahuralt ja küsis, mis ta soovib. Sa ju kutsusid kõiki oma putru sööma, vastas väike mukk. Ja et ma nii väga näljane olen, tulin ka mina. Vanaid hakkas naerma, ütles, kust sina küll tuled, kummaline mehike? Kogu linn teab, et ma keedan ainult oma armsatele kassidele ja vahetevahel kutsun ma neile ka naabrusest külalisi, nagu sa näed. Väike mukk rääkis vanaidele, kui halvasti tema käsi oli pärast isa surma käinud ja palus, et naine laseks tal täna koos oma kassidega süüa. Naine, kellele väikese mehikese puhtsüdamlik jutustus meeldis, lubas tal olla külaliseks ja andis talle rikkalikult süüa ja juua. Kui mehikese kõht sai täis ja ta end pisut tugevamana tundis, vaatas naine teda hulk aega ja ütles siis. Jää minu juurde, väike mukk, minu teenistusse. Vaeva on sul siin vähe ja elu on hea. Väike mukk, kellele kasside puder hästi maitses, nõustus ja nii sai temast emanda teener. Töö oli kerge, kuid iseäralik. Nimelt oli emandal 2 isakassi ja 4 emast kassikest ja väike mukk pidi hommikuti nende kasukaid harjama ja kalliste salvidega võidma, kui perenaine kodunt välja läks. Pidi mukk kasside järele vaatama, kui kassid sõid, pidi ta neile kausid ette tõstma ja ööseks pidi ta kassid siitpatjadele asetama ja sametvaibaga katma. Majas olid ka veel mõned väikesed koerad, keda mukk pidi teenima, kuid nendega polnud nii palju tegemist kui kassidega, keda emand hoidis nagu oma enda lapsi. Üldse aga elas mukk niisama üksildaselt nagu oma isa majas, sest peale perenaise nägi ta päeva jooksul ainult koeri ja kasse. Mõnda aega läks väikesel mukil üsna hästi. Süüa oli tal alati, tööd oli vähe ja vanaid näis ka temaga päris rahul olevat. Kuid ajapikku muutusid kassid üleannetuks. Kui vanaite kodus polnud, hüppasid nad pööraselt tubades ringi, paiskasid kõik segamini ja lõhkusid nii mõnegi ilusa nõu, mis neil tee peal ette juhtus jääma. Kui nad aga kuulsid perenaist mööda treppi üles tulevat, ronisid nad oma patjadele ja liputasid sisseastujale sabaga vastu, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Emand vihastas, kui nägi hirmsat korralagedust toas. Ükskõik, kuidas mukka iganes ei kinnitanud, et tema pole süüdi, uskus emand rohkem oma kasse. Väike mukk oli väga kurb, et ta ka siin ei leidnud oma õnne ja otsustas emanda teenistusest lahkuda. Kuna ta aga oma esimesest rännakust teadis, kui halb on elada ilma rahata, siis otsustas ta kuidagi moodi nõutada endale palka, mida perenaine talle alati lubas, kuid iialgi polnud andnud. Emanda majas oli üks tuba, mis seisis alati lukus.
Mukk polnud selle sisemust iialgi näinud, aga ta oli sageli kuulnud vanaite seal kolistavat ja oleks kas või elu hinna eest tahtnud teada saada, mis seidel sinna on peidetud. Kui Mukk nüüd oma reisirahale mõtles, siis tuli talle meelde, et küllap hoiab perenaine seal oma varandust varjul. Kuid uks oli alati kõvasti suletud ja Mukil polnud iial võimalik varandusele ligi pääseda. Ühel hommikul, kui emand oli välja läinud, tiris koerake, keda perenaine alati väga võõrasemalikult kohtles, teda tema avaratest pükstest ja andis märku, et Mukk peaks talle järgnema. Mukk, kes koerakesega meelsasti mängis, järgnes talle ja ennäe, koerake viis emanda magamistuppa väikese ukse juurde, mida Mukk seal iial varem polnud märganud. Uks oli pooleldi lahti. Koerake läks sisse. Mukk järgnes talle ja oli rõõmsalt üllatunud, kui nägi, et ta asub ruumis, mida ta juba ammu oli soovinud näha. Ta vaatas vargsi ringi, otsis kõikjalt raha, aga ei leidnud. Igal pool seisid vaid vanad rõivad ja imelikult vormitud anumad, millest eriti üks tema tähelepanu köitis. See oli kaunilt lõigatud kujutustega kristallnõu. Mukk tõstis selle üles ja keeras käes ringi. Aga oh häda! Ta polnud märganud, et nõul on ka gaas, mis oli ainult kergelt peale asetatud. Gaas kukkus maha ja purunes 1000 killuks. Hulk aega seisis väike Mukk ehmatuse tõttu liikumatult paigal. Nüüd oli tema saatus otsustatud. Ta peab põgenema, muidu lööb vanaitta surnuks. Siinsamas otsustas ta, et asub kohe teele. Vaatas veel ainult korraks ringi, kas emanda esemete hulgas ei leidu midagi, mida ta saaks rännakul kasutada. Sealjuures paistis talle silma paar hästi suuri tuhvleid, mis polnud küll kuigi ilusad, kuid tema omadega polnud enam võimalik reisile minna. Pealegi köitsid need siin teda just oma suurusega, sest kui ta need jalga pani, siis märkavad loodetavasti kõik inimesed, et ta on juba lapsekingadest välja kasvanud. Niisiis võttis ta kiiresti oma tuhvlikesed jalast ja tõmbas suured tuhvlid jalga. Ilusasti nikerdatud lõvipeaga jalutuskepike näis siin ka üsna asjatult nurgas seisvat. Siis võttis ta ka selle kaasa ja tõttaski toast välja. Kärmesti läks ta nüüd kambrisse, pani mantlikese selga, asetas isa turbani pähe, torkas pistuda vöö vahele ja jooksis nii kiiresti, nagu jalad kandsid, majast minema ja linnast välja. Väljaspool linna jooksis ta vanaeide ees hirmu tundes ikka edasi. Nii kiiresti polnud ta oma elus veel iialgi liikunud ja talle tundus koguni, nagu ei saaks ta enam üldse jooksu peatada, sest mingi nähtamatu võim nagu kiskus teda edasi. Lõpuks märkas Mukk, et tuhvlitega on iseäralik lugu, sest need tormasid järjest edasi ja kiskusid teda endaga kaasa. Ta püüdis igasti seisma jääda, kuid see ei tahtnud kuidagi õnnestuda. Siis hüüdis ta suures hädas endale nii, nagu hüütakse hobustele. Ohoo, pean nüüd ometi! Ühtäkki jäid tuhvlid seisma ja Mukk viskus väsinult maa peale pikali. Ta tundis tuhvlite üle väga suurt rõõmu. Niisiis oli ta oma teenistuse kaudu ometi midagi saanud, mis võis teda maailmas tema õnneotsimise teekonnal aidata. Rõõmust hoolimata jäi ta väsimuse pärast magama, sest väikese Muki kehakene ei suutnud kuigi palju taluda. Unes ilmus tema juurde koerake, kes emanda majas oli aidanud teda neid tuhvleid leida ja ütles talle unes. Kulla Mukk, sa ei oska veel neid tuhvleid õieti kasutada. Tea, kui sa nendega 3 korda kannal ringi keerad, siis võid lennata sinna, kuhu iganes tahad. Kepiga aga võid leida varandusi, sest kuhu on peidetud kulda, seal koputab ta 3 korda maapinnale. Hõbeda puhul koputab aga 2 korda.
niiviisi nägi väike mukk unes. Aga kui ta üles ärkas, mõtles ta imeliku unenäo üle ja otsustas kohe proovida. Ta tõmbas tuhvlid jalga, tõstis ühe jala üles ja hakkas end teise jala kannal ringi keerama. Kes aga eales on katsunud ilmatu laia tuhvliga seda kunststükki 3 korda ühte järge teha, see ei imesta, et väikesel mukil kohe ei õnnestunud. Eriti veel, kui meeles pidada, et tema raske pea teda kord ühele, kord teisele poole viltu kallutas. Vaene väikseke kukkus mitu korda kõvasti ninali, kuid ta ei kohkunud katset kordamast ja lõpuks tal õnnestus. Nagu ratas pöörles ta kannal ringi, soovis jõuda lähemasse suurde linna ja tuhvlid tüürisid üles õhku, jooksid tuulekiirusel läbi pilvede ja enne veel, kui väike mukk üldse aru sai, mis temaga juhtub, leidis ta end juba suurelt turuplatsilt, kus asus palju poekesi, mille vahel sagis lugematu hulk inimesi. Mukk kõndis inimeste seas edasi-tagasi, kuid pidas siis mõistlikumaks minna mõnda üksildasemasse tänavasse, sest turul astus talle sageli keegi tuhvlile ja ta pidi alati peaaegu maha kukkuma. Tihti aga torkas ka tema ise mõnda inimest oma kaugele etteulatuva pisto taga, nii et ta suure vaevaga peksust pääses. Väike mukk kaalus nüüd tõsiselt, mida teha, et pisut raha teenida. Tal oli küll olemas kepike, mis näitas peidetud varandusi, kuid kust leida paik, kuhu on maetud kulda või hõbedat. Hädapärast oleks ta ju võinud end ka raha eest rahvale näidata, kuid selleks oli ta siiski liiga uhke. Lõpuks meenus talle jälle tema jalgade väledus. Ehk võivad mu tuhvlid mulle ülalpidamist anda, mõtles ta ja võttis nõuks kiirjooksjana ametisse asuda. Kuna aga võis loota, et siinse linna kuningas selliste teenete eest kõige paremat hinda maksab, kuulas ta järele, kus palee asub. Palee väravas seisis valvur, kes küsis, mis ta siit otsib. Kui mukk vastas, et ta otsib tööd, saadeti ta orjade ülema juurde. Sellele esitas ta oma soovi ja palus, et teda võetaks kuninga käskjalgade hulka tööle. Orjade ülem mõõtis teda pilguga pea laest jalad allani ja ütles. Kuidas? Oma jalakestega, mis on vaevalt vaksapikkused, mõtled sa hakata kuninga kiirjooksjaks? Kasi minema. Ma pole selleks siin, et iga narriga oma aega raisata. Väike mukk aga kinnitas, et tal on oma ettepanekuga tõsi taga ja et ta võib võistelda kõige väledamate jooksjatega. Orjade ülemale tundus see lugu hoopis naeruväärne. Ta käskis mukki õhtul võidujooksuks valmis panna. Viis ta kööki, hoolitses selle eest, et talle küllaldaselt sööki ja jooki antaks. Ise aga läks ta kuninga juurde ja rääkis talle väikesest mehikesest ja tema pakkumisest. Kuningas oli lõbus isand, sellepärast oli tal ka hea meel, et orjade ülem on jätnud väikese muki nii naljaviluks siia. Ta andis käsu, et lossitagusel suurel aasal tehtaks vastavad ettevalmistused, nii et kogu tema õukond saaks seda võidujooksu pealt vaatama tulla. Käskis veel kääbuse eest hästi ka hoolitseda. Kuningas jutustas oma printsidele ja printsessidele, missugust vaatemängu nad täna õhtul näha saavad. Nad rääkisid sellest jälle oma teenritele ja kui õhtu kätte jõudis, oli põnevus suur ja kõik, kel iganes jalad all suundusid aasale, kuhu oli ehitatud pealtvaatajate tribüün, et näha, kuidas suurustav kääbus jookseb. Kui kuningas ja tema pojad ning tütred olid istut võtnud, astus väike mukk välja aasale ja tegi kõrgete sakste ees haruldaselt kombeka kummarduse. Niipea kui mehikest märgati, kostis üldine rõõmukisa, sest sellist kuju polnud seal enne nähtud. Väike kehake vägeva peaga, mantlike ja avarad püksid, pikk pistoda laia vöö vahel, tillukesed jalakesed suurte tuhvlitega. Oi jah, see kõik oli liiga naljakas, et mitte valjusti naerma pahvatada.
väike mukk aga ei lasknud ennast naeru läbi eksitada. Ta jäi kepikesele toetudes uhkelt seisma ja ootas oma vastast. Muki enda soovil oli orjade ülem kõige parema jooksja välja valinud. See tuli, astus väikese mehikese kõrvale ja mõlemad ootasid märguannet. Seal lehvitas printsess, nagu kokku oli lepitud oma loori ja nagu kaks noolt, mis on lastud samas sihis, lendasid mõlemad võidujooksjad üle aasa. Algul oli Muki vastane tunduvalt ees, kuid Mukk kihutas oma tuhvlisõidukil talle järele, jõudis tema kohale, möödus temast ja seisis ammu juba sihtkohal, kui teine alles lõõtsutades järele jõudis. Mõne hetke ohjeldasid hämmastus ja imestus kõiki pealtvaatajaid. Kui aga kuningas esimesena käsi plaksutas, hakkas rahva hulk hõiskama ning kõik hüüdsid: elagu väike Mukk, võidujooksu võitja! Väike Mukk, kes vahepeal oli pealtvaatajate juurde toodud, heitis kuninga jalge ette maha ja ütles: võimas kuningas, ma esitasin siin ainult väikese näite oma kunstist. Palun, et mulle antaks koht sinu käskjalgade juures. Ei, armas Mukk, vastas kuningas, sinust saab minu isiklik kiirjooksja, et sa alati minu juures viibiksid. Aastas saad sa 100 kuldtükki palgaks, sööma hakkad minu esimeste teenrite lauas. Nüüd uskus Mukk, et ta on lõpuks leidnud õnne, mida ta nii kaua oli otsinud. Tundis hea meelt ja tema süda oli väga rahul. Ka rõõmustas teda kuninga eriline armulikkus, kes kasutas teda oma kõige kiiremate ja salasemate saadetiste läkitamiseks. Mukk võttis selle kõik äärmise täpsusega vastu ja toimetas kõik saadetised arusaamatu kiirusega kohale. Kuid teised kuninga teenrid ei hellitanud tema suhtes kuigi sõbralikke tundeid, sest neile polnud sugugi meeltmööda, et niisugune kääbus, kes ei oska muud kui kiiresti joosta, tõrjub neid isanda armu osaliseks saamisel tahaplaanile. Nad sepitsesid sellepärast tema vastu nii mõnegi vandenõu, et teda kukutada, kuid need kõik nurjusid selle suure usalduse tõttu, mida kuningas oma isikliku ülem salakiirjooksja suhtes tundis. Ülem salakiirjooksja, vot selline oli Mukk kuninga juures tiitli poolest. Mukk, kelle eest ei jäänud varjule need tema vastu suunatud kavatsused, ei mõelnud kättemaksule, sest tal oli liiga hea süda. Aga ta otsis vahendeid, mille abil end vaenlasele vajalikuks ja meelepäraseks teha. Talle meenus kepike, mille ta oma õnneks oli siiski unarusse jätnud. Ta mõtles, et kui ta leiaks varanduse, oleksid need isandad tema vastu hoopis heatahtlikumad. Juba tihti oli ta kuulnud, et praeguse kuninga isa oli palju oma varandusest maha matnud, tol ajal, kui vaenlane riiki tungis. Räägiti ka, et ta olevat seejärel surnud, ilma et oleks saanud oma pojale saladust avaldada. Nüüdsest peale võttis Mukk alati oma kepikese kaasa, lootes kord mööduda kohast, kuhu vana kuningas raha oli peitnud. Ühel õhtul viis juhus teda lossiaia kaugemasse nurka. Seal käis ta harva, kuid äkki tundis ta, et kepike hakkab käest tõmblema ja lööb 3 korda vastu maad. Mukk ju teadis, mida see tähendab. Sellepärast tõmbas ta oma pistoda välja, tegi sellega ümbritsevale puule märgi ja hiilis jälle lossi tagasi. Seal muretses ta endale labida ja ootas ööd, et oma ettevõtmine salamisi teoks teha. Varanduse kaevamisega nägi muidugi Mukk palju vaeva. Ta oli ju väike, ta käed olid liiga nõrgad, labidas liiga suur ja raske ning ta oli küll juba 2 tundi töötanud, ent kui ta paari jala sügavuseni suutis kaevata, polnud ikka veel midagi näha. Lõpuks ometi puutus ta millegi kõva vastu. See kõlksus nagu raud. Ta kaevas nüüd usinamini ja varsti tuligi suur raud kaasnähtavale. Mukk
Mukk astus ise alla auku, et vaadata, mida see gaas võiks katta ja leidis tõepoolest suure kuldtükkidega täidetud poti. Kuid tema nõrgast jõust ei piisanud, et potti kergitada. Sellepärast pani ta nii palju kulda, kui ta kanda suutis, oma avaratesse pükstesse ja ka vöö vahele ning täitis oma mantlikese kullaga, aga ülejäänud kulla kattis hoolikalt kinni. Võttis oma kandami, tõstis õlgadele. Aga tõsi on, kui tal poleks olnud tuhvleid jalas, poleks ta isegi paigast saanud liikuda. Nii kõvasti surus kuld teda oma raskuse all alla. Õnnestus tal siiski jõuda tähelepandamatult oma tuppa. Ta peitis kulla diivani polstri vahele. Kui väike Mukk nägi, kui suure kulla omanik ta on, siis ta mõtles, et nüüd muutub kõik teistsuguseks ja ta leiab oma vaenlaste seast õukonnast palju soosijaid. Ent juba sellest oli näha, et kallis Mukk polnud saanud kuigi hoolikat kasvatust, sest muidu poleks ta ju sellist asja kujutanud ette, et läbi kulla võib keegi võita tõelisi sõpru. Oleks ta tookord parem oma tuhvlid ära õlitanud ja mantlide ja kullaga lihtsalt minema tõtanud. Kuld, mida väike Mukk nüüdsest alates heldel käel jagas, äratas kuninga teistes teenrites aga kadedust. Ülemkokk ütles, ta on valeraha tegija. Orjade ülem ütles, ta on selle kuningalt välja mangunud. Tema õelaim vaenlane varahoidja, kes ise vahetevahel käe kuninga laekasse pistis, ütles, ta on selle varastanud. Et oma asjast täit kindlust saada, leppisid nad omavahel kokku ja ülemjoogikallaja astus ühel päeval nukra näoga ja väga kurvalt kuninga palge ette. Ta esitas oma rõhutud ilmet nii silmatorkavalt, et kuningas küsiski, mis tal viga on. Ah, vastas ta, olen kurb, et mu isanda arm on minule kadunud. Mis juttu sa ajad, ütles kuningas. Millal siis pole minu armupäike sinule paistnud? Ülemjoogikollaja vastas, et kuningas oma isiklikku ülemsalakiirjooksjat kullaga ohtralt üle külvab, oma vaestele truudele teenritele aga midagi ei anna. Kuningas imestas seda kuuldes väga, laskis endale jutustada väikese Muki kulla jagamisest. Ja imestas tõesti, et väike Mukk on selle raha mingil moel varakambrist varastanud. Et asi nüüd niimoodi pöördus, see oli eriti mööda varahoidjale, kes nii salamihti selja taga varastas ja korrektseid aruandeid varanduse kohta kuningale ei esitanud. Kuningas andis käsu väikese Muki samme salaja jälgida, et teda võimaluse korral siis teolt tabada. Kui nüüd väike Mukk, kelle kassa tema helduse läbi üsna tühjaks oli jäänud, sellele õnnetule päevale järgneval ööl labida võttis ja lossiaeda hiilis, et sealt oma salajasest varandusest uuesti lisa tuua, jälgisid teda eemalt valvurid, kes juhtisid ülemkoka ja varahoidja eestvedamisel seda silmapilku, mil Mukk tahtis kulda potist oma mantlikesse tõsta ja tungisid talle sellel hetkel kallale. Sidusid ta kinni ja viisid kohe kuninga ette. Kuningas, kes niikuinii oli pahane, et tema und oli segatud, võttis oma vaese isikliku ülemsalakiirjooksja väga ebaarmulikult vastu ja alustas kohe tema ülekuulamist. Pott, mis nüüd maa sees täielikult välja oli kaevatud, asetati ühes labida ja mantlide ja kullaga kuninga jalge ette. Varahoidja tõendas, et tema olevat oma valvuritega tabanud Muki parajasti siis, kui Mukk olevat tahtnud seda potti kullaga maa sisse peita. Kuningas küsis nüüd süüdistatavalt, kas see on tõsi ja kust ta on saanud selle kulla, mida ta maha tahtis matta.
väike mukk, kes ei tundnud end milleski süüdlasena, ütles, et ta leidis selle poti aiast ja et ta pole tahtnud seda maha matta, vaid hoopiski välja kaevata. Kõik juuresolijad naersid valjusti sellise vabanduse üle. Kuningas aga, keda väikese mehikese arvatav jultumus äärmiselt vihastas, hüüdis. Kuidas nurjatu? Mõtled sa oma kuningale nii rumalasti ja häbiväärselt valetada pärast seda, kui sa oled temalt varastanud? Varahoidja, ütle, kas sa tunned ära, et see siin on seesama summa kulda, mis minu varahulgast puudub? Varahoidja vastus, et ta on täiesti kindel, et just nii palju, aga võib-olla veelgi rohkem, on juba mõnda aega kuningliku varahulgast puudunud ja et ta võib vanduda, see on tõesti varastatud. Siis käskis kuningas väikese muki tugevasti ahelatesse panna ja vangitorni viia. Kullaga andis ta varahoidjale ja käskis uuesti varahulka asetada. Rõõmsana, et nii asi õnnelikult lõppes, läks varahoidja koju ja luges läikivaid kullatükke. Seda aga ei teadnud see halb mees iialgi, et poti põhjas asus sedel, millel seisis. Minu maa on vaenlasest üle ujutatud. Sellepärast peidan osa oma varandusest siia. Kes selle iganes leiab, seda tabagu tema kuninga needus, kui ta varandust kohe minu pojale üle ei anna. Kuningas Saadi. Väikesel mukil vangikongis keerlesid peas väga kurvad mõtted. Ta teadis, et kuningale kuuluvate asjade varguse eest karistatakse surmanuhtlusega. Siiski ei tahtnud ta oma kepikese saladust kuningale reeta, sest et ta üsna õieti ka kartis, et temalt ilmselt röövitakse siis ka kepike, aga ka tema tuhvlid. Kahjuks ei olnud tal praegu ka oma tuhvlitest mingit abi, sest kuna ta nii kõvasti müüri külge oli aheldatud, ei saanud ta end kuidagi kannal ringi keerata, ükskõik kui suurt vaeva ta sellega ka poleks näinud. Ent kui talle järgmisel päeval surmaotsus kuuldavaks toodi, arvas ta, et on siiski parem ilma võlukepikeseta elada, kui ühes sellega surra. Ta palus, et kuningas kuulaks ära, mis tal on öelda. Ja ta avaldas kuningale kepikese saladuse. Kuningas algul ei uskunud, kuid väike mukk lubas proovida, et kui kuningas tõepoolest näeb, et kepike niiviisi töötab, siis ta teda ei surma. Kuningas andis selleks ka kindlasõnalise lubaduse ja laskis nii, et mukk ei näinud, pisut kulda maa sisse peita ja käskis mukil seda oma kepikesega otsida. Mukk leidis selle mõne hetkega üles, sest kepike lõi 3 korda selgesti vastu maad. Siis sai kuningas aru, et tema varahoidja on teda petnud ja saatis, nii nagu see hommikumaal kombeks on, varahoidjale siidinööri, et ta end sellega ise ära kägistaks. Väikesele mukile ütles aga kuningas. Ma tõotasin sulle küll elu, kuid mulle näib, et selle kepikese saladus pole ainuke, mis sinul on. Sellepärast jääd sa igavesti vangistusse, kui sa üles ei tunnista, mis lugu on sul selle kiirjooksuga. Väike mukk, kellelt üks ainus öö vangitornis oli võtnud igasuguse tahtmise kauem vangistuses viibida, tunnistas, et kogu tema kunst seisneb tuhvlites. Et kui ta 3 korda kannal ringi keerab, siis saab ka kuningas nende tuhvlitega samamoodi joosta. Kuningas tõmbas ise siis katseks tuhvlid jalga ja kihutas nagu meeletu aias ringi. Ta tahtis seisma jääda, kuid ei teadnud, kuidas tuhvleid peatada ja väike mukk, kes ei suutnud loobuda sel viisil veidikene kätte maksmast, laskis tal joosta seni, kuni kuningas minestusest maha langes. Kui kuningas jälle meelemärkusele tuli, oli ta hirmus vihane väikese muki peale, kes teda täiesti hingetuks oli jooksutanud. Andsin sulle sõna, et kingin sulle vabaduse ja elu, kuid
12 tunni jooksul pead sa minu maalt lahkuma, muidu ma lasen su üles puua. Tuhvlid ja kepikese aga laskis ta oma varakambrisse viia. Niisama vaesena kui varem rändas Mukk maalt välja. Needes oma rumalust, mis oli talle maalinud pettepilte, nagu võiks ta õukonnas tähtsat osa etendada. Maa, kus ta välja aeti, polnud õnneks suur. Sellepärast oli ta juba 8 tunni järel piiril, kuigi käimine tundus talle väga raske, sest ta oli ju senimaani harjunud seda tegema oma tuhvlite abil. Kui ta üle piiri jõudis, lahkus ta tavaliselt maanteelt, et otsida metsades üksindust ja elada seal täiesti omaette, sest ta meel oli kõigi inimeste suhtes mõru. Tihedas metsas sattus ta niisugusesse kohta, mis tundus talle oma kavatsuse täideviimiseks üsna sobivana. Selge oja, mida ümbritsesid suured varjurikkad viigipuud ja pehme muru näisid teda lausa kutsuvat. Ta heitis pikali kindla nõuga üldse mitte enam süüa, vaid oodata oma surma. Kurbade surmamõtetega uinuski ta magama. Kui ta aga jälle ärkas ja nälg teda piinama hakkas, tuli ta siiski mõttesse, et näljasurm on vist liiga ohtlik asi. Vaatas ringi, kas kuskil ei leidu midagi söödavat. Suurepärased küpsed viigimarjad rippusid puu küljes, mille all ta oli maganud. Mukk ronis puu otsa, noppis mõned marjad, laskis neil endale hea maitsta ja tuli siis alla oja äärde janu kustutama. Aga suur oli tema kohkumus, kui ta nägi vees peegeldamas oma pead ehituna vägevate kõrvadega ja jämeda ning pika ninaga. Jahmunult haaras ta kätega kõvasti kinni. Ja tõsi, need olid rohkem kui pool küünart pikad. Eesli kõrvad on täiesti teenitud, hüüdis ta. Ma olen ju oma õnne nagu eesel jalgade alla tallanud. Mukk jalutas puude all ringi ja kui ta jälle nälga tundis, pidi ta veel kord viigimarjadest abi otsima, sest midagi muud söödavat tal lihtsalt ei olnud lähedalt võtta. Kui talle teistkordselt viigimarju süües mõte tekkis, võib-olla mahuvad tema kõrvad suure turbani alla, et mitte liiga naeruväärsena näida, siis ühtegi tundis ta, et kõrvad on kadunud. Ta jooksis kohe oja juurde tagasi, et veenduda ja tõepoolest peegelpildist oligi näha, et tema kõrvad olid jälle endise kuju võtnud ja pikka vormitud nina polnud samuti enam olemas. Nüüd sai ta aga aru, kuidas see oli juhtunud. Esimeselt viigipuult oli ta saanud pika nina ja pikad kõrvad. Teine viigipuu oma marjadega oli ta terveks ravinud. Rõõmuga tundis ta, et tema heatahtlik saatus oli talle veel kord andnud vahendid, millega võib õnnelikuks saada. Ta noppis kummastki puust nii palju marju, kui ta kanda suutis ja läks tagasi sinna maale, kus ta hiljuti oli tulnud. Seal muutis ta ligemas linnakeses end teistsuguste riietustega täiesti tundmatuks. Hakkas siis sammuma selle linna poole, kus küpsed puuviljad olid kaunis harudlased. Sellepärast istus väike Mukk palee värava ette, sest teadis juba varasemast ajast, et ülemkokk ostab siit selliseid harudlasi kuningale lauale. Mukk polnud veel kuigi kaua istunud, kui ta nägigi ülemkokka üle õue tulevat. Ülemkokk vaatles palee väravas istuvate müüjate kaupu, lõpuks langes tema pilk Muki korvikesele. Oi, harudlane pala, ütles ta, mis tema majesteedile kindlasti meeldib. Palju sa tahad korvikese eest? Väike Mukk nimetas mõõduka hinna ning varsti oligi kaup koos. Ülemkokk andis korvi orja kanda ja läks edasi. Väike Mukk aga pühkis siinse tolmukähku jalgadelt, sest ta kartis, et kui õnnetus end õukonnas peade küljes ilmutab, siis võidaks teda müüjana üles otsida ja karistada. Kuningas oli lauale toodud roogade tõttu väga heas meeleolus ja kiitis kogu aeg oma ülemkokka hea söögi ja hoole eest,
millega ta kuningale alati kõige haruldasemat valib. Ülemkokk aga, kes teadis, milline maiuspala tal veel varuks on, muheles rõõmsasti ja langetas vaid üksikuid lauseid nagu viimane sõna pole veel öeldud või lõpp hea, kõik hea. Nii et printsessid väga uudishimulikuks muutusid ehk et mida see kokk siis veel lauale toob. Kui ta lõpuks ilusad meeldivad viigimarjad lauale laskis kanda, siis oli üldine oi kõigi tulijate jutust kuulda. Kui küpsed, kui isu äratavad, hüüdis kuningas. Ülemkokk, sa oled tubli mees ja väärid meie erilist armu. Niiviisi kõneldes jaotas kuningas, kes selliste maiuspaladega harilikult väga kokkuhoidlik oli, viigimarjad oma käega lauasistujate vahel ära. Iga prints ja iga printsess sai 2, õuedaamid, visiirid ja agad igaüks ühe viigimarja. Ülejäänud viigimarjad tõstis kuningas enda ette ja hakkas neid suure mõnutundega neelama. Armas jumal küll, kui imelik sa näid, isa, hüüdis printsess. Imestusega vaatasid kõik kuningat. Tohutud kõrvad rippusid ta pea küljes ja nina ulatus kaugele üle lõua. Ka 11 silmitsesid nad vastastikku hämmastuse ja kohkumusega, sest kõik olid suuremal või vähemal määral kummaliste peadega kaunistatud. Võib kujutleda õukonna kohkumust. Kohe kutsuti kohale kõik arstid, tervest linnast. Neid tuli hulganisti, kirjutasid välja kõikvõimalikke rohte ja mikstuure, kuid kõrvad ja nina jäid kõigile alles. Üht printsessi lausa opereeriti, aga kõrvad kasvasid tagasi. Mukk kuulis kogu seda lugu peidupaigast, kuhu ta oli varjule tõmbunud ja sai aru, et nüüd on paras aeg tal jälle tegutseda. Juba varem oli ta viigimarjade müügist saadud raha eest muretsenud endale ülikonna, millest ta võis õpetlasena esineda. Pikk kitsekarvadest habe muutis pettuse aga täiuslikuks. Kotike viigimarjadega kaasas, nii läks ta kuninga paleesse ja pakkus seal võõra arstina oma abi. Algul suhtuti temasse väga umbusklikult, aga kui väike mukk andis ühele printsidest viigimarja süüa ja see tema kõrvad ja nina vanasse olukorda tagasi viis, siis ühtäkki tahtsid kõik, et väike mukka nemad terveks raviks. Kuningas aga võttis vaikides tal käest kinni ja viis ta oma tuppa. Seal avas ta ukse, mille kaudu pääses varakambrisse. Andis mukile käeviipega märku, et see talle järgneks. Siin on minu varandused, ütles kuningas. Vali siit ja ükskõik, mis see iganes oleks, kuulub see sulle, kui sa mind sellest häbistavast hädast päästad. Muki kõrvadele kõlas see nagu mahe muusika. Sest sisse astudes oli ta kohe märganud oma tuhvleid põrandal maas ja otse sealsamas kõrval asus ka tema kepike. Ta kõndis nüüd saalis ringi, nagu tahaks ta kuninga varandusi imetleda. Vaevalt aga oli ta jõudnud oma tuhvlite juurde, kui ta jalad kähku nendesse sisse pistis. Kepikese pihku haaras, valehabeme eest ära rebis ja imestunud kuningale ära tõugatud Muki hästi tuntud nägu jälle näitas. Truudusetu kuningas, ütles ta, kes sa ustavat teenistust tänamatusega tasud, võta pälvitud karistuseks see inetu kuju, mida sa kannad. Kõrvad jätan ma sulle alles, et sa väikest Muki iga päev meelde tuletaksid. Kui ta oli seda öelnud, keerutas ta kärmesti kannal ringi, soovides jõuda siit nii kaugele ja enne veel, kui kuningas sai appi hüüda, oli väike Mukk põgenenud. Sellest ajast saadik elab väike Mukk siin väga jõukalt, kuid üksildlasena, sest ta põlgab inimesi. Kogemuste kaudu on temast saanud tark mees,
kes olgugi, et tema välimus võib-olla pisut iseäralik oli, pälvib rohkem sinu imetlust kui pilget. Niiviisi jutustas mulle mu isa selle loo. Ma avaldasin kahetsust, et olin tubli väikese mehega nii toorelt käitunud ja isa jättis teise poole mulle määratud karistusest andmata. Ma jutustasin ka oma kaaslastele väikese mehikese imetaolistest juhtumistest ning ta muutus meile nii armsaks, et keegi meist teda enam ei sõimanud. Vastupidi, me austasime teda, kuni ta elas ja kummardasime tema ees alati sama sügavalt kui kaadi või mufti ees. No nii, sõbrakesed, selline lugu väikesest mukist. Oli küll pikk lugu, aga ma usun, see meeldis teile. Olge tublid, olge uudishimulikud ja näeme järgmisel reedel uues loos. Tšau!